tegelen siis rahvatantsu, koorilaulu, Kaitseliidu ja laskumistreeningutega. Rohkem ei mahu. Oma sportlaskarjääri ma alustasin hoopis korvpalliga ja seal ma käisin 6 aastat järjest ja siis vahelduva eduga edasi. Ja üldiselt meeldib mulle kõiki spordialasid teha, nii pingsi kui jooksmist kui kõike muud. Ja samas meeldib mulle ka aeg-ajalt 4. matemaatikat õpetamas käia. Ma arvan, et minu suurimad eeskujud on minu jaoks mu ema ja vanem vend, sest et nad toetavad mind alati kõiges, mida ma ette võtan ja. Minu jalgpallialaseks iidoliks on Veiko Kütt, sest mulle meeldib ka kaitses mängida ja ta on alati hästi rahulik ja kaitseb oma tiimi mängijaid. Ja väljaspool jalgpalli on minu eeskujuks minu isa, kellele ma proovin igal alal ära teha. Minu jaoks pole üldiselt vahet, kuhu ma mängima läheksin, sest et ilmselt ma mängiksin kuskil väga madalas liigas. Igal pool saab mängida, kus sa tahad mängida. Ma arvan, et Island, ning lõppenud on väljakul 2 kohtumine, kus vastamisi Eskapat. Endal isiklikult meeldib rohkem mängida muru peal. Värav on minu jaoks see koht, kuhu ma ilmselt sattuda ei tahaks, sest et minu närvid ei peaks seal vastu. Ja kindlasti oleks mul ka nii hea juhtimine, et ma suudaksin kogu meie mängijate hulka siis hallata sealt. Ainuke positsioon, mis mulle ei istu, on pingisohendaja. Vigastuste poole pealt ei ole ühtegi tõsisemat vigastust ette tulnud, kõigest väiksed kriimustused ja sinikad. Ühel trennil eelmine aasta läks mul kõrvakile katki. Ma usun, et see on kõige hullem vigastus. Ma tegelesin enne jalgpalli kergejõustikuga, kuid siis tuli jalgpall ja kergejõustik jäi unarusse. No ilmselt veidike ikkagi tegelen sellega ka veel edasi, aga väga minimaalselt. Lõppes 2001 aasta jalgpalliliiga hooaeg ja hooaja lõpus, siis ma olin väravas, ütles mulle minu esimene ja siiani parim treener Kristjan Moorast, et kui ma tahan ka järgmisel aastal 2001 liigat mängida, siis ma pean hakkama väljakumängijaks, sest Elvast oli tulemas uus väravaht Karl Kruus ja tema oleks minu koha ära võtnud. Ja siis ma otsustasin koostöös vanematega, et tuleb siis natukene alla võtta. Ja peamine muutus oligi see, et söögilaualt kadus sai ja kadus viiner, mis olidki minu peamine toit tollel hetkel. Ja kuna ma tegin tollel hetkel 8 korda nädalas trenni, siis aktiivsust oli mul piisavalt ja kuna trehvas see ka kasvuperioodile ja allavõtmine, siis kõik õnnestus. Tollel ajal ma olin 14-aastane. Tahaksin veel paar aastat mängida naiskonna eest ja pikemalt ei olegi ette veel mõelnud. Kõige esimene kokkupuude jalgpalliga oli ilmselt poistega hoovis jalgpalli mängimine. Pärast seda tuli aastal 2010 mu esimene viimane jalgpallilaager, kus ma osalesin, sealt sain ilmselt väikse pisiku sisse ja siis üks sõbranna veel jaanipäeval kutsus mind jalgpallitrenni ja sinna ma ka läksin. Kui nüüd päris ausalt vastata, siis jah, mul on silmarõõm.
ilmselt selle silmarõõmuta ma ei peaks mitte ühtegi päeva vastu ja oma elu ma ei kujutaks ette. Selleks silmarõõmus on loomulikult jalgpall. Ja see on siis küsimus, mida on mul ka varem küsitud, kuid siiski tegemist ei ole minu sugulastega. Sellele küsimusele ma ei oska praegusel hetkel päris täpselt vastata. Küll aga ma tean, et ma tahan minna ülikooli ja ma pean seal pidama vastu rohkem kui 1 aasta, sest minu isa ei suutnud üle aasta seal vastu pidada ja siis ma oleksin kõvem mees kui mu isa. Kui on huvitav ja tasavägine mäng, siis on olla ka kohtunik huvitav. Aga kindlasti mängija ametit ma kohtuniku ameti vastu ei vaheta. Need inimesed, kes on NRG eluga rohkem kursis, teavad, et 12C-st 12A-le finaalis mitte mingisugust vastast ei olnud.